haamaka kätte. Haamakas tegelikult oli 420 ketile mõeldud, aga ma lasin Treialil teha ta 415 keti jaoks, et ta võttis siis ühelt poolt ainult maha, tehaks õige paksus siia poole, et ma saaks võimalikult seda mootorit nagu sisse poole ja teiselt poolt jala eest ära ja võib-olla mahub ka jalapidur siis ära. Siis vaikselt hakkame seda mootorit paigaldama ka, ma tegin ühe plaadi. See plaat nüüd kinnitub kuidagi nii ja ausalt öeldes ma ei tea, mis nüüd edasi saab või kust me nüüd edasi liigume. See tuleb töö käigus, nagu ikka selliste leiutamistega on. Nii, midagi ma olen nüüd hakanud väikselt mootoriga ka mõtlema. Tegin siia 2 plaadikest. Mootoril on all selline plaadike. Teoorias nüüd siia peaks tulema mõlemale poole 2 kõrvakest, teise poole ka. Keevitan siis raami külge, auk läbi. Selle mootori küljes oleva plaadi keevitan ka nende plaadikeste külge. Et siis süsteem hakkab toimima nii, et kõigepealt keeran selle plaadi koos nendega mootori külge ja siis panen alles raami külge. Ja praegu ma ei saa veel täpselt kaugust paika panna, pärast et mul ei ole ketti. Ma saaks ketiliini õigesti jooksma. Aga umbes niimoodi ta hakkab siin olema. Võib-olla peaks siia poole ka mõned toe alla kuidagi tegema. Päris palju ikkagi ulatub välja. Aga ma arvan, et selle elab üle. Need kõrvad siia ma ilmselt teen nendest samadest kõrvakestest. Ma lõikan nad lihtsalt ära, sest nad jäävad mul akule nagu nii ette. Lõikan nad ära kuskilt ja löön ka sellise väikse nurga siia sisse. Siin on suhteliselt suur vahe ikkagi. Ja keevitan nad siia kuskile kinni, sest nad jäävad enam-vähem ühesugused. Aga tead, mis nüüd on? Nüüd on meil kett. Jookseb ilusti. Jah. Sirgelt. Jah. Tõnis, sa filmid riiulit praegu, jah? Jah. Nii, issi siis keevitab. Aga teeme nii, et sina ei vaata keevitust. Jah? Jah. Keevitus on silmadele halb. Kaugel. Filmida, pane silmad kinni. Tehtud või? Nii. Oota, millega sa keevitasid? Keevitusega. Millega? Keevitusega, jah. Oota, issi. Mis pool on see gaas? See? Jah. See on hea gripp või? Ja see tegelikult teeb selle paremaks, kuidas teha. Siis on lihtsam nagu lükata, vaata.
ma nagu sõidan. Need veel natuke ujuvad siin. Jah. Ma panin pressliinidega, need peavad ära kuivama. Tuleb aega. See natukene tahab libiseda. Selle teeme korda. Jah. Mootor on küljes. Aga kinni keevitamata. Jah. Nii, meil on vaja mootori kõrgus paika panna nüüd. Jaa. Yeah. Siuke põnev asi nööriga. Et siia ruumi on näha, et siia läheb aku ja siis siia ette läheb küll kontroller. Kontroller läheb siia sisse. Mis võid hoida kaamera, ma proovin istuda. Siia peale või? No jah, nagu. Et. No istu. Nagu Seise püsti, ma hoian kinni. No on nagu hea krossipõnniks. Nagu on hea. No arvan, et ta peaks olema allpool ikka enam. Anna jääle. Ikka tuli väga paan külm on. Arvlis külm on või? Jah, väga. Silmad kinni. Nii, mootori kinnitused on kinni punktitud. Alla tegin need aasad, nagu ma rääkisin. Kett on muidugi tehtud suvaliselt praegu pikem, et ta lihtsalt oleks siin. Küll ma siis vaatan, kuidapidi ta läheb siia, kui lühikeseks ma teda tegema pean. Ketiliinis on ka väike. Palju siit näha on. Jookseb enam-vähem sirgelt. Plaan on meil siis panna esimese hammika kaitse ka siia. Noh, originaalkohast on muidugi nüüd päris palju mööda. Aga ma arvan, et me mõtleme siia midagi välja. Mingite uute kinnituste näol siis. Umbes midagi sellist ta jääb. Selline see bumerang tuli siia siis. See nüüd lähebki siit. Lihtsamaga siia. Mootorid otsa. Muidugi oleks võinud hoida vasaku käega kaamerat ja paremaga siis kruvida. Siis äkki saaks pihta ka. Nii. Nüüd läheb läbi. Siin on mutter taga. See ilmselt läheb raabi värviga. Ega vist ongi mootori osaga suhteliselt kõik. Mootor peaks olema paigas. Lihtsalt nüüd on vaja üle keevitada kõik asjad korralikult kinni. Kinnitused. Kett on vaja lühemaks teha. Ja võibki hakata tegelema aku kinnituse ja aku kastiga.